Tere ja tere tulemast tagasi Infoturbe kööginurka. Seekord oleme tagasi selles samases juba tuttavas hubases kööginurgas. Uudised jätkuvalt seotud infoturbega. Loodetavasti kurioossemad natukene, loodetavasti huvitavad ja reeglina juhtunud siis või informatsioon nende kohta tulnud siis möödunud nädala jooksul. Seekord episoodis number 13 räägin natukene täienduseks ühele eelmise nädala uudisele, siis räägin rünnakutest üle Zoomi, siis mõnest sanktsioneerimata börsitehingust Jaapanis. Möödunud nädal oli ka 2024. aasta turbekokkuvõtete raportite avaldamise nädal, siis paar uudist ettevõtjatele suunatud ja lõpetan ühe pisikese uudisega ühest Kataloonia linnast. Nädal tagasi rääkisin pisut veebilehitsejate laiendusi puudutavast raportist. Korraks siis lühidalt põikakski tolle uudise juurde tagasi ja natuke täiendaks seda, et möödunud nädalal ujus välja taas üks meetod, kuidas siis läbi laienduste kasutajate arvuteid häkitakse. Üks üsna levinud laiendus, mida kasutab üle 30 000 inimese üle maailma. Ja selle arendaja müüs oma laienduse siis maha ja jaanuaris andis üle ka selle siis uuele omanikule. Ja nüüd siis uus omanik otsustas seda laiendust väärkasutada. Ehk et kirjutas natukene seda ümber. See saadeti automaatselt juba selle alla laadinud inimestele ja see uus laiendus siis või see uus laiendusversioon suunas arvuti kasutajad hoopis nendele veebilehtedele, mida laienduse arendaja ise soovis. Mitte sinna, kuhu see kasutaja soovis minna. Vot nii. Aga kes ei teaks, mis rakendus on Zoom? Loomulikult COVID ajal uutesse kõrgustesse tõusnud veebikoosolekute rakenduse funktsionaalsust on asunud ära kasutama taas nutikad Põhja-Korea häkkerid. Ja eelkõige on siis rünnaku all inimesed, kes tegelevad krüptorahaga ja tegelevad krüptorakendustega. Aga kuidas siis rünnak on üles ehitatud? Rünnaku esimene faas on meelitamine, ehk et ohver meelitatakse osalema Zoomi kõnes. Impersoneeritakse näiteks riskikapitali ettevõtjaid, meediafirmasid, äripartnereid, mingite ürituste korraldajaid ja muud sellist. Näiteks saadetakse kutse, et krüptokoolitus ja palun osalege ja saadetakse kohe ka näiteks sellise rakenduse nagu Calendly link, kus on siis kutse Zoomi koosolekule. Teine faas, kui Zoomi kõne on püsti pandud, siis soovib teine pool ehk siis ründaja pool läbi Zoomi ja selle kaugkontrolli funktsionaalsuse võtta üle arvuti, ohvri arvuti ja kontroll selle arvuti üle. Zoomi koosolekus osaleb ründaja poolelt ka häkker, kelle nimeks ongi pandud Zoom ja seega aken, mis seda kaugkontrolli üle võtta soovib või selle ülevõtmise soovi edastab, näeb üsna legitiimne välja. Kohe panen siia screenshoti ka, et Zoom wants to take control of your screen või midagi sellist. Ja sageli kasutaja on üsna või ohver on siis hooletu ja klikibki selle soovil. Ja kui kaugkontrolli sessioon on algatatud, siis paigaldab ründaja ohvri arvutisse juba pahavara, varastab sealt andmeid või siis varastab krüptovarasid ohvri digitaalsest rahakotist. Miks selline rünnak õnnestub? Rünnak sageli õnnestubki seetõttu, et ohver pannakse taaskord siis läbi sellise usalduspettuse meetodi ajasurve alla, manipuleeritakse natukene siis selle Zoomi rakenduse kasutajavaadetega ning kuna Zoom on täna praktiliselt kõigi selline normaalse tööprotsessi osa, siis käibki kogu selline häkkimise protsess läbi, nagu ma ütlesin, tavapärase töövoo. Ja olgem ausad, Zoomi kasutajad on ju harjunud peaaegu automaatselt vajutama igasugustele
akendele, mis koosoleku ajal ette hüppavad. Näiteks levinum on ju seesama kuulus, et see ja see wants to record the session ehk et soovitakse seda koosolekut salvestada. Ja sa lihtsalt pead nõustuma, sest vastasel juhul sind visatakse sellest koosolekust välja. Ehk et kokkuvõtteks, mis ma tahan öelda, on see, et olge siis valvsad, lugege hoolikalt, mis aknaid Zoom teile koosoleku ajal ette viskab. Ja lülitage see kaugkontrolli funktsionaalsus ka välja. Et panen lingi samasse video alla kirjeldusse, lingi siis dokumentatsioonile, et kust saab lugeda, et kuidas seda funktsionaalsust välja lülitada saab. Edasi liigume Jaapanisse. Nimelt Jaapani finantsregulaator FSA annab teada, et riigis on viimasel ajal hästi levinuks muutunud ja on toimunud sadade miljonite dollarite väärtuses autoriseerimata börsitehinguid, mida siis pahalased või petturid sooritavad läbi häkitud kontode. Nagu ikka, osad kasutajatunnused ja paroolid on kätte saadud siis juba lekkinud andmete baasidest, millest olen varasemalt ka rääkinud, sest inimestel on ju komme kasutada sama parooli igal pool, eks? Ja osad siis lekkisid läbi paroolipöögi veebisaitide, mis olid siis häkkerite poolt loodud ja need nägid välja täpselt siis sellised nagu päris saidid ja inimesed sisestasid sinna oma kasutajatunnuse ja parooli ja mis järel siis pahalased said kontrolli nende üle ja logisid ise sisse ja sooritasid siis ohvri nimel tehinguid. 16. aprilli seisuga näiteks oli 12 maaklerfirmat teatanud klientide petutehingutest. Müügitehinguid oli umbes 350 miljoni dollari väärtuses ning ostutehinguid umbes 315 miljoni dollari ulatuses. Ja soovitus siinkohal selliste ohtude minimeerimiseks ka meie sellistes finantskeskkondades on ikkagi alati kasutada erinevaid paroole erinevates keskkondades, kasutada paroolihaldurit, kasutada mitmikautentimist, lülitada näiteks sisse teavitused e-mailile oma kontole toimunud sisselogimiste kohta ja ka oma kontol toimunud tehingute kohta. Nüüd aga uudis, mis on suunatud pisut rohkem ettevõtetele, ettevõtete juhtidele. Nimelt möödunud nädalal avaldasid mitmed agentuurid ja tehnoloogiaettevõtted oma aastaraportid 2024. aasta turbesituatsiooni kohta. Näiteks FBI, Microsoft, Google Cloud ja ka selline firma nagu Verizon. Ja Verizoni Data Breach Investigations Report või siis DBIR on selline raport, mis on üks aasta enim oodatuid, eriti just turberingkondades. Ning sellest raportist tahakski siis välja tuua mõned huvitavamad faktid. 2024. aasta raporti koostamisel, mis siis möödunud nädalal avaldati, on kasutatud andmeid üle maailma, üle 22 000 erineva turbeintsidendi kohta. Ja oma kogemusest võin väita, et see statistika on üsna universaalne ja mõelda, et meil siin Eestis see ei kehti või meil Eestis seda ei juhtu, minu hinnangul oleks pigem nagu pea liiva alla peitmine. Aga huvitavamad andmepunktid siis sellest raportist. Minu jaoks personaalselt kõige huvitavam oli see, et pooled ettevõtete süsteemidest, mis olid infovarguse pahavaraga nakatanud, ei olnud tegelikult ettevõtte poolt üldse hallatud. Seega ettevõtted isegi ei teadnud nendest. Ingliskeelne termin bring your own device, ehk siis inimestel lubatakse töötada nende isiklikest seadmetest, on selle statistika või selle andmepunkti juurpõhjus, võiks öelda. Siis kolmandik ligipääsudest, mida tumeveebi mustal turul müüakse, on tegelikult ligipääsud ettevõtete süsteemidesse. Väga oluline tähelepanek. Siis 30% intsidentidest oli seotud
kolmanda osapoole süsteemidega. Ja sellest natuke täpsemalt või pikemalt räägiks ka siis järgmises uudises. 44% andmeleketest olid seotud lunavaraga. Mis on lunavara? Saad teada, kui vaatad möödunud episoodidest, kus ma rääkisin lunavarast pikemalt ja täpsemalt. Siis keskmine summa, mida siis maksti nendele lunavara grupeeringutele, oli $115,000. Võrdluseks 2023. aastal oli see summa aga tervelt 150,000. Siis 60% intsidentidest oli seotud inimfaktoriga, ehk et kõik need paroolipüügid, usalduspettused ja muu selline. Võrdluseks jälle 2021 oli see number 80%, seega ei teagi, kas on muutunud inimeste teadlikkus, et inimeste teadlikkus on paranenud, või on siis ettevõtted oma tehnoloogilisi süsteeme teinud veakindlamaks ja paremaks. Ja viimane andmepunkt natuke puudutab tehisaru, ehk siis 15% töötajatest kasutas tehisaru rakendusi, mis ei olnud ettevõtete poolt reguleeritud. Ehk et jällegi potentsiaalne infolekke oht. Nüüd räägikski siis natukene eelmise uudisega seotult, keskenduks pisut detailsemalt sellele ühele spetsiifilise andmepunktile, mis seotud andmeleketega, mis juhtunud läbi siis kolmandate osapoolte. Ja see arv sisuliselt kahekordistus möödunud aasta jooksul. Mis siit sellest andmepunktist nüüd siis kaasa võtta, mida tähele panna? Oluline ongi mõista, et sageli on sinu nõrgimaks lüliks mitte sinu enda süsteemid, vaid hoopis sinu partnerite või sinu tarnijate süsteemid. Näiteks tarkvaratootjad, kelle tarkvara sa ostad, raamatupidamisfirmad, kes pakuvad sulle teenust, advokaadibürood, kes pakuvad sulle teenust ja muu selline. Nagu ma ütlesin, kolmanda osapoolega seotud intsidentide osakaal kasvas siis möödunud aastal 30%-ni, 2023 oli see 15%. Ja sinna hulka siis kuuluvad ka intsidendid, kus kasutati ära siis kolmanda osapoole poolt tarnitud tarkvara haavatavusi, aga ka siis tarnijate süsteemidesse sissemurdmisi. Üldiselt on ründajad nutikad ja pragmaatilised, et ka nemad loevad raha ja aega ning lähtuvad oma toimetamistes kuluefektiivsusest. Et kui ikkagi tarnija süsteemidesse või kolmanda osapoole tarkvarasse tungimine on lihtsam ja kiirem, siis võimaldab see ligipääsu palju laiemale ringile ohvritele kui vaid sinu firma või kui vaid üks firma. Ja kasutatakse ära näiteks puudulikke turbereegleid, puudulikku turbemeetmete implementeerimist või siis üldse turbemeetmete implementeerimata jätmist ning kasutatakse ära ka siis kolmanda osapoole töötajaid ja siis inimeste häkkimist. Seega, kui sul on järgmine kõne oma tarnija või partneriga või asud lepingu üle läbirääkimisi pidama, siis küsi muuhulgas ka seda, et kuidas neil infoturbega seis on, mis meetmeid nad kasutavad, kas neil on elementaarne küberhügieen paigas, kas nad kasutavad mitmikautentimist ja kuidas üldse minimeerida ligipääsu teineteise tundlikule infole ja teineteise süsteemidele. Ja need vastutused võiks olla kenasti ka lepingus siis kirjas. Ja paha ideega näiteks pisikese ja lihtsa infoturvet puudutava küsimustiku saatmine oma partnerile. Sest päeva lõpuks, nagu kõigi riskidega, siis seda absoluutselt nulli viia ei saa, kuid minu jaoks peitub siin võti tegelikult koostöös ja koostöö viib sihile. Et pole mõtet teha asju lihtsalt mingi linnukese pärast, piisav läbipaistvus, omavaheline infovahetus, ka turbetiimide koostöö on siis need, mis päeva lõpuks on mõlemale osapoolele kasulikud. Sest mõlema osapoole soov on ju tegelikult äri teha, oma kliente teenindada ning kui võib niimoodi väljendada, siis vaenlane
selles protsessis on ju tegelikult seesama, see pahalane, see häkker, see ründaja. Ei saa ka see nädal üle ega ümber tehisarust. Selline hüpoteetiline küsimus või kas on hüpoteetiline, et mõtle, kui tehisaru teaks sinust praktiliselt kõike või vähemasti seda, mida sa teed internetis või siis läbi veebilehitseja vahendusel. Kas ka sulle tundub see natukene selline kõhedust tekitav väljavaade? Miks ma sellest räägin, on nimelt see, et USA-s tururegulaator nimelt soovib natukene mõned monopolid lõhkuda, muuhulgas Google'i monopoli ja paluda siis või sundida Google'it müüma ära oma Google Chrome veebilehitseja. Ja seda soovib siis osta selline tehisarufirma nagu OpenAI. ChatGPT teame me ju kõik. Samas näiteks selline tehisarufirma nagu Perplexity hakkab üldsegi arendama omaenda veebilehitsejat. Miks küll, võite küsida, et miks küll üks tahab osta seda veebilehitsejat ja miks küll teine tahab ehitada enda oma? Google Chrome'i osas väga selge. Esiteks, Chrome'i kasutajaid on hetkel umbes 4 miljardit inimest üle maailma ning Chrome omab umbes 67% kogu veebilehitseja turust. Ehk et see on ju meeletu võimalus laiendada oma kliendibaasi. Aga teiseks, eks ikka seetõttu, et läbi veebilehitseja, läbi veebi informatsiooni, mida siis inimene veebis vaatab, saada ligipääs selle kasutaja andmetele ja seeläbi siis treenida oma tehisaru ning müüa siis ka hästi sihitud reklaame, mida on ka siis Perplexity väga selgelt välja öelnud, et mis on see eesmärk. Ma ei tea, kas mina soovin väga täpselt sihitud reklaame. Ilmselt mitte. Tegelikult ma eelistaks üldse mitte reklaame saada. Ja lõpetame siis täna ühe uudisega Hispaaniast. Ja selle viimase uudise lisasin siia puhtalt selleks, et näidata, et tegelikult iga ettevõte, mis kasutab oma töös IT-süsteeme, on potentsiaalne sihtmärk. Mitte ainult mingid suured tehnoloogiaettevõtted või suured pangad ja finantsasutused. Nimelt möödunud nädalal langes küberrünnaku ohvriks selline Kataloonia 130 000 elanikuga linn nagu Mataro ja selle linna veefirma. Rünnak halvas selle veefirma siis avalikku veebitegevust, maksete kogumist ning ka siis ettevõtte sisesüsteemide tööd. Õnneks veetarne ja vee kvaliteedi kontrollisüsteemid jäid selle rünnaku käigus puutumata, aga negatiivse poole pealt siis varastati selle rünnaku käigus ikkagi ka siis kasutajate andmeid. Seega panusta oma ettevõtte süsteemide turvalisusesse, panusta kasutajate teadlikkuse tõstmisele ning panusta pisut rohkem aega ka oma partnerite valiku protsessile. Selline oli tänane ülevaade. Kohtume jälle nädala pärast. Tšau, pakaa!